Tere! Mina räägin siis teile täna natukene sellest, kuidas jooga aitab seedimist aktiveerida. Meile kõigile on tuttav tunne, kus sa oled justkui õhupalli alla neelanud või veel hullem siili, tunned, et siin kõik punnitab, mullitab, on sellised ebameeldivad torkamised rindkeres. Mõnikord avalduvad seedeprobleemid ka väsimusena, sest su keha ei saa rakendada energiat muudeks tegevusteks, vaid suunab põhiosa sellest hoopis seedimisse. Väga suur osa on sellest loomulikult õigel toitumisel ja sellest Mari teile ka siin nädala jooksul räägib. Aga kuidas sa saad ennast siis läbi jooga aidata? Joogal on palju asendeid ehk asanaid, millel igaühel on oma eesmärk, kuidas ta meie keha mõjutab. Nii nagu on olemas asendid, ütleme seljapingete vabastamiseks on olemas ka asendid, mis aitavad kehal siin organitel enda tööd aktiveerida ja ka seedimisest või seedeprobleemidest tulenevaid sümptomeid siis leevendada. Kuidas jooga seda teeb? Peamiselt läbi paari meetodi, et me venitame siit keha keskosa ehk siis organeid või me siis tekitame survet ja kokkusurumist. Ja mis siis juhtub, kui me venitame või tekitame organis kokkusurumist, siis me justkui surume vere sel hetkel sellest organist välja ja kui me uuesti sirutame, lõdvestame, siis värske veri saab sinna organisse sisse tulla ja see aitab organil siis efektiivsemalt oma normaalset tööd teha. Sa võid nüüd teha seda järgnevat harjutuste seeriat ükskõik mis ajal, aga ära tee seda täiskõhuga. Et hoia siis kuskil tund, poolteist, olenevalt kui palju sa oled siis söönud toidukorraga vahet. Võid teha seda sama siin põrandal, ei pea olema selle jaoks matti ja tuled siit, tõused püsti. Võta jalgade vahele selline mõnus puusade laiune hark ja viitsid käed pea kohal kokku, sirutad ennast pikaks, hingad sisse, välja hingates, avad käed, kõverdad põlved ja tuled siia ette painutusse. Toeta käed mugavalt matile, kõverdad põlvi nii palju, et sa saad toetada kõhu mugavalt vastu reisi. Lõdvesta pea, too lõuga natuke alla rinna suunas ja kui soovid siit, liiguta kaela, jälgida, et sul õlad ja kael ei oleks pinges. Selle asendiga me tekitame siin siseorganites survet ja samal ajal siis ka mõjub selline allapoole asend pingeid ja stressi vabastavalt. Püüsid siin täpselt nii palju, kui sul on endal mugav ja siis hästi rahulikult läbi kumera selja rullid ennast tagasi üles. Tuled uuesti siia mäe asendisse, sirutad käed pea kohal ja nüüd selle asendiga me tekitame siin organites venimist. Sirutad sõrmi nii palju üles lae poole, kui saad. Siis hingad sisse ja välja hingates tuled uuesti ette. Lõdvestad. Kui soovid, jälle korraks siin kiigutad. Ja tuled siit ühe korra veel. Hingad sisse, sirutad. Ja välja hingates tuled, kõverdad põlved ja tuled siia ette painutusse. Tule istu siit mati peale. Too sirged jalad enda ette. Kui sa tunned, et sul siit väga jalgade tagant kisub, siis võid hoida põlved kõverdatud. Vii käed üles, hingad sisse ja välja hingates tule siia ette jalgade peale painutusse. Proovi lõdvestada õlad, kael. Eesmärk ei ole see, kui kaugele või kui sügavale sa siit ülakeha viid, vaid selline mõnus lõdvestus, venitus
ja samal ajal siis ka organites tekitame kokkusurumise. Jälgi, et sa ei suruks huuli ja hambaid kokku. Välja hingates proovid kogu keha lõdvestada ja lisaks siis sellistele siseorganite mõjutamisele saad siit juurde ka venitust reie tagaosale, säärele. Püsid siin nii kaua, kui sul on endal mugav. Siis tuled, lükkad ennast üles, too käed siia selja taha. Lükka rinda ette ja vii pilku üles. Selle asendiga siis jälle tekitame vastukaaluks venituse. Otsid see üles sellise mõnusa sügava hingamise. Tuled tagasi üles. Uuesti siirutad, hingad sisse, välja hingates tuled, liigud ette jalgade suunas. Püsid siin paar hingamist. Ja siis tuled tagasi üles, viid käed selja taha ja avad siit rinnasuru abalud selja peal kokku. Ja siis tuled tagasi üles, tuled siia selili, ava käed ja lased jalgadel vajuda ühele poole. Jälgid, et mõlemad õlad jäävad põrandale ja vii pilk jalgadele vastassuunda. Nii tekitame organites jälle sellise mõnusa kokkusurumise surve ja samal ajal selle asendiga ka saad lõdvestada pingeid alaseljas. Proovi oma hingamine teadlikult suunata sinna, kus sa tajud kõige rohkem pingeid. Ja välja hingates siis proovi see pinge teadlikult vabastada. Tuled siin veel paar hingamist. Sisse hingates tood jalad tagasi keskele. Välja hingates lased jalgadel vajuda teisele poole. Jälgid, et jalgadele vastasõlg jääb põrandale ja tood pilgu jalgadele vastassuunda. Oled siin 3-5 sügavamat hingamist. Ja siis tood jalad tagasi keskele. Viimase harjutusena võtad kätega siit jalgade ümbert kinni, kallista ennast. Kui soovid, siis kiiguta. Ja siis kõige lõppu tuled siia savasana asendisse, tule selili. Võta jalad puusade laiuselt või laiemalt. Jäta käed kehast natuke eemale. Hinga teadlikult 4-5 korda sügavamalt sisse. Ja luba kehal lõdvestuda.
võid siia asendisse jääda ka kauemaks. Ja siis aitad ennast uuesti tagasi istesse. Ma loodan, et see väike harjutuste seeria aitas natukene sul siin sellist ebamugavust vähendada. Kui sa tahad saada rohkem ideid, kuidas ennast erinevate pingete puhul aidata, siis võid vaadata minu YouTube'i kanalisse Karmela Jooga. Samuti jagan sinuga igapäevaseid nippe siis ka enda Facebooki ja Instagrami kanalitel. Tšau!